ega meil ujujatel siin jõusaalis väga midagi teha polegi, ega siin vett ju ei ole. Hingamine on väga tähtis, vee all õhku pole. Ega meil ujujatel vee all kõrvaklappe ei ole. Õpin mõned laulusõnad pähe, siis on hea pärast ujuda muusikaga. Suur osa vastupidava saladust on üldse mental game. Üks veemasin tegelikult on siin. Inimene tegelikult koosneb veest peamiselt. Tea, mis vee-keemiline ühend on või? Vesi. Kunagi ei tea, millal mingi kala tuleb. Ironmanis veest välja tuled, kallas ei ole alati kõige siledam, tuleb harjutada selleks. Nüüd ratta peale. Ei tea, mis trennitsooniis ma olen praegu. Mul on Garminil 13 päeva aku. Täna on 14. päev. Laeb kodus. Sõidan mäest alla praegu. Pea on kõige tugevam vöörist, hübriidatleedi. Ma võistlusel veest tulen, siis mul on umbes meeter tossude ja ratta vahet. Palju läks aega? Siin käib õige töö, siis siin me ujume, see on muidugi suplusrada, see on lastele. Me paneme siin 50-meetrised otsad, hops, edasi-tagasi. Ma ei hakka kohe külmalt vette hüppama. Käime enne siit saunast kiirelt läbi, tõmbab sooja sisse. Troopilne oaas, mul on plaan minna siin võistlema džunglisse. Conditioning on see. Püsivesikud, väga oluline osa sportlase elus. Kas sa oled kuulnud sükst asjast nagu cold therapy? Taastumiseks. Kogu aeg teen. Nii on. Nüüd on nii powerful olla. Nüüd on külm sees, jälle peaks saunas kiirelt käima. No vesi on täitsa õige paraja temperatuuriga siin ujumiseks. Täna võib-olla ei ujugi, et täna on teine päev. Mul ei ole kava, sest täna ujumist sees. See ujumismüts, aerodünaamika, ma olen palju libedam vee all kohe. Tavaliselt tegelikult hüppan sealt üleval, aga praegu täna ei ole kavas, et ma näitan sulle, kuidas siit hüpata sisse.